Ja tere tulemast Zee Barber Shopi. Aga enne kui ma näitan teile, milline see end result oli, siis räägime, mis selle 3 kuu jooksul toimunud on. Esiteks tänan kõiki, kes on käinud, proovinud, tagasi tulnud, feedbacki andnud, see kõik tähendab meie jaoks väga palju ja ilma teieta ilmselgelt ei oleks see kõik võimalik. Aga räägime ka natuke numbritest. 3 kuu jooksul on meil käinud 1924 klienti. Meie juuksurid on kokku teinud 2753 tundi tööd. Täituvus oli detsembris 89,9, jaanuaris 85,7 ja veebruaris 85,8%. Instas oli fenomenaalsed 19 875 000 viewsi reelsidel ja postitustel ja üks reel selleks normilt huugama saades peaaegu 14 miljonit vaatamist. Ja TikTokis oli asi veel crazy. Seal oli üle 21 miljoni vaatamise ja seal läks lausa 2 videot lendu saades mõlemad üle 9 miljoni vaatamise. Meil on käinud väga paljud top spordimehed ja top spordinaised. Paljud on toonud ka oma särke. Nagu te näete, siis ma olen väga suur särkide fänn ja muidugi need lähevad ka barbershopi. Ja mul on väga hea meel, et kuna endise jalgpallurina ma väga kaugele ei jõudnud, aga vähemalt käivad nüüd top vennad meie juures salongis ja loodetavasti nüüd barbershopis. Ekstra võib veel välja tuua, et meie barber Kristo sai peaaegu tervet kossukoondist lõigata enne nende mängus Rootsi vastu. Janeli käis televisioonis juuksetrendidest rääkimas ning meie juuksur Maris oli abiks Eesti muusika auhindade galal juuksurina. No ja draamat sai ka oma jagu. Sammiga beef, Planted, Peited. Daniel Weinbergsiga ja Pärtekaga Planted, Peited. Ja negatiivsete review'de kohta, mida õnneks liiga palju ei olnud, saan ma öelda lihtsalt nii palju, et kui sulle tõesti ei meeldinud, ma ei tea, lõikus või mingisugune värvimine, siis palun ütle seda kohe. Mitte see, et sa ütled pärast tööd, et sulle kõik meeldis, sa lähed ära ja siis sa kompleinid, et sulle ei meeldinud. Seega, kui sulle tõesti ei meeldinud see lõikus või värvimine või toonimine, mis iganes, siis ütle seda kohe ja leiame lahenduse. Aga korra heidame pilgu peale ja vaatame, mis salongis on veel tehtud. Esimene muudatus, mis me oleme teinud, või see ei ole muudatus, see on lisa, on see asi seal. Zee silt. Selle ma tellisin, pandi ilusti paika. Kui pimedamaks läheb, siis on väga kena ka sammuti. Sa tead kohe, kuhu tulla, sest siin vahepeal mingid tüübid on, ma ei tea, kuhu tulla. Nüüd ei ole mingit küsimust, uks on seal, sa tead, kuhu minna. Nii et lähme vaatame, mis siis veel toimub meie juures. Esikus endist ei ole mitte midagi muutunud, kõik on sama. Üks asja panime. Google Review, üks asja tellisin. Kui käid lõikuses ära, skannid rahulikult ära ja siis paned 5 star. Salongis endiselt töö käib, ma ei tea küll kuidas. 3 kuud ikka veel kliendid käivad. Et siin bookid on täis. Näe, mis siin all siis toimub. All on selline asi, et ega siin ka ei ole väga palju muutusi toimunud. Ma siin ka isegi mina olen päris korralikult nendele mõlemale sinna hagu alla andnud. Väga palju aitavad. Üks asi, mis me siin Euronixit veel juurde saime, oli Sharki tolmu imeja. See on päris aus. Nad võimsus vaadata ja bam. Mis mulle meeldib, paned siia. Sest tühjendab ise ära. Seal on see kõige prügi jaoks olemas. Minu kui väga laisa inimese jaoks on see ideaalne. Teine asi, mis me lisasime, on need asjad. Peeglid. Peeglid vahetasime ära, sest selline asi juhtus, et mulle kirjutas Andres Glass Solutions, et kuule, me vaatasime, et sul on mingid vanad peeglid seal meie omad. Teeme uued. Ma mõtlesin, no okei. No ja siis nii nad tulidki. Tegime siia peegli, siis ka WC-s ei olnud meil veel peeglid. Ehk siis siia tegid ka. Ja nagu te aru saate, siis ma jäin tulemusega väga rahule. Nii et kui teil kunagi on vaja kuskile samamoodi WC-sse, pesuruumi, tööle, kontorisse, eritellimusega peeglit, siis Andres Glass Solutions pakub suurepäraseid variante. Samamoodi oli ülimugav ka see, et mehed tulid, paigaldasid ise ära, ehk siis ise ei pidanud põhimõtteliselt mitte midagi tegema. Ja kõige positiivsem selle asja juures on see, et kõik tooted valmivad käsitööna Tallinnas. Nii et veel kord aitäh Andres Glass Solutions nende imeliste peeglite eest ja tutvu nende toodetega www.andres.ee. Nii et aitäh Andres Glass Solutions sellist custom made peeglite eest siin ruumis ja endiselt on midagi teinud. Ja puhketuba, aga siin ka liiga palju. Tegelikult isegi siin on natuke muutunud. Counter room endiselt sama. Olen vahepeal pikemaks saanud, ei mahu enam sisse. Telekas, minu lemmik asi või toode siin majas.
Linkmanil paneelid, aga neist natuke hiljem. Tuled vä? Mida? Ma pean ise rääkima nõudepesumasinast. Nõudepesumasinast ju räägid, see on sinu ekspertiis. Mis me veel tegime? Vahetasime mööbilõhe need tööpinad ära, et siin tahtsime tšütt heledamad, et läks see. Plaatisime nõudepesumasin. Praegu on siin mustad see on nõud. lifesaver. See on reaalselt lifesaver. Nagu ma ei kujuta ette, et ma peaks nii suure salongi ja nii paljude inimestega käsitsi nõusid pesema. No täiesti crazy. Kohvimasin on retsilt hagu saanud, see on ebareaalne. Ikka töötab. Ja 3 kuud ta nagu ta saab niimoodi haguda, et ta ei kujuta ette ka. Ja no ma ütleks, see on top edition või no kindlasti, kui sul on salong või mingi business, siis kohvimasin lihtsalt peab olema. Ja antud juhul Siemensi kohvimasin on rõvedalt meid kärrinud. Coca-Cola kapp, endiselt tuugab, Coca-Cola purke täis. Külmkapp ka, ilusti asju täis, mulli saab ka. Mulli ei saa kahjuks, või õnneks. Mikrouun, mõnusalt kasutuses kogu aeg. Alguses siin olid sellised pruunid uksed ka, ühesõnaga me vahetasime need välja. Ehk siis uued uksed me võtsime Viljandi aken ja uks. Nemad siis sellised valged, kenad, väga disainikad uksed meile siis tõid siia. Ja mis teeb veel eriliseks on ukselingid. Need toovad sellist mõnusat touchi siia juurde. Need on Linovolt, samamoodi igale poole panime need põmm, põmm, põmm ja põmm. Euronixi tooted said juba mainitud, aga siin nüüd jookseb täpne list nendest toodetest, mis meil stuudios on. Ja tõepoolest ei saa rohkem rahul olla nende asjadega, sest no päriselt nad teevad lihtsalt elu nii palju lihtsamaks. Ja veel kord suur aitäh Euronixile, kes selle tehnika meile siia koha peale võimaldas. Aga tehtud sai selle 3 kuu jooksul päris palju ja nüüd on aeg edasi liikuda barbershopi peale. Mingi aeg mainisin teile, et näed, plaan on tehtud, barbershop hakkab selline välja nägema, aga noh, vahepeal toimusid suured muudatused, meie plaanid ja visioonid muutusid ja nüüd peaks see disaini poole pealt välja nägema midagi sellist. Seega mida teha, et see lõpuks näeks välja selline, nagu meie disainer Triino Ojala seda pildi peal ette kujutas? No alustuseks. Nutilukk. Otse loomulikult tulid Smartlooku poisid jällegi meile appi ja panid Nutilukku meile ka barbershopi uksele. Ja no ausalt, ma olen nüüdseks 3 kuuga nii ära harjunud sellega, sest see on ebareaalselt mugav ja nii palju säästnud igasugustest olukordadest, et kui on kedagi vaja sisse lasta, aga ise parasjagu pole kohal. Seega reaalselt soovitan kõikidele, sest see teeb elu nii palju lihtsamaks ja mugavamaks. Õhksoojuspump. Kuna garaažis polnud soojustust ja ilmselgelt on vaja, et seal oleks soe, eriti talvel, siis pöördusin Cooper ja Hunteri poole ja paigaldasime Arctic Inverter soojuspumba. Kliimatooted poisid tulid ja paigaldasid ära, töö oli kiire ja korralik. Kogu seda asja saab juhtida puldiga ja wifiga, aga no las äkki ekspert räägib natuke täpsemalt. No nii, õhksoojuspump on valmis. No küsimegi see ekspertilt, mis asi see on üldse, kuidas see asi toimib? Soojuspump siis võtab soojusenergiat välisõhust, kompressori abil siis tõstab gaasi rõhku sellega temperatuuri ja puhub seda sooja õhku meil ilusti luppa. Et ühesõnaga ma siis saan lihtsalt põhimõtteliselt nupust vajutada ja ongi kõik, jah? Ja saab ka suvel jahutada, iseks siis kütlusele. Võib-olla parem variant. No siin enne oli siin garaažis nii külm, et see on ei kannata, aga juba praegu nagu, et mis ta siin 2 minutit on toiminud, et siis juba praegu on palju soojem. Pult on jahutusküte, kuivatus, lihtsalt ventilaator ja siis on tegelikult olemas ka wifi moodul sees, et saab telefoni äpiga mugavalt juhtida. Telo äpiga ka, jah? Jah. Tavai. Tõesõnaga Cooper Hunter, aga aus, aitäh teile. Aitäh. Saa ka nurgas seal, kui lihtsalt leidab ennast. Ühesõnaga 5 aastat garantii, küte ja jahutus on olemas, A+++ energiaklass ja top hinnad. Nii et kui sul millalgi vaja õhksoojuspumpa paigaldada, siis võta julgelt ühendust Cooper ja Hunteriga. Põrand. Kuna õhksoojuspump on nüüd paigaldatud, siis saab ette võtta ka põranda. Ja mõtlesime pikalt, et kas panna parkett või plaatida, aga siis tuli TikTokis ette mulle selline asi nagu epoksi põrand. Ja kohe tunduski see variant täpselt see õige ja seepärast võtsin ühendust Marcellus Flooring Solutionsiga ja rääkisin neile ideest. Mõeldud, plaanitud ja mehed tulidki tegema. Pahteldati kõik augud ära, pandi primer peale, valati musta värviga üle, siis lisati natuke heledamat tooni ja lõpuks barbershopi põrand
on valmis, ma olin 2 päeva eemal, kui mehed toimetasid, ehk siis mina ei tea, ma ei ole mitte midagi näinud sellest, Kelly ka ei tea, siis on lihtsalt tööl olnud, nii et vaatame first reactions. Jesus, vaadake seda, wow, damn! No see on ikka clean asi. Ma võin seda teha, meil tõrkinat ju. Hakkad uisutama või? Väga kena. See on siis ühesõnaga värv on lihtsalt alla pandud siis siia, jah? Põhimõtteliselt on must EPO katte all ja siis natuke halliga tegime sinna disaini. On siuke lahendus nagu üldse populaarne ka või nagu, et kas paljud kliendid nagu talivad siukest tööd? Ütleme 90% meie klientidest on ikka tööstus. Aga see, nagu Eestis on üldse siuke asi nagu populaarsemaks muutunud, sest vaata igal pool seal USAs ja kõik need ju kasutavad ka samusugused asju, vaata. Et kas sa tunned, et see on ka juba nagu natuke popimaks läinud või? No eks ta läheb jah järjest, aga jah, kasvavas trendis, et eks neid lahendusi ja asju tuleb hästi palju juurde. No vot, siuke ta on siis Kelly rahul või? Perenaine rahul on? Väga lahe. Davai, like. Meeldib või? Jah. Nii et aitäh Marcellus Flooring Solutionsile selle EPO põranda eest ja nagu mainitud, siis saate nendega ühendust võtta www.epoporand.ee lehel. Siis on vaja natukene ka ehitada. Jürka tegi juba meile päris hea põhja ära ja siis tulid appi Ergo ja ta isa Heiko, kes tegid seal igasuguseid asju, nii et vaatame, mis pulli nad seal siis korda saatsid. Me üritame panna kuidagi lampe nakke. Mina korralisin 164 peaks olemas seinas. Ühesõnaga, see kõige raskem osa on selle välja arvutamine ja miks see on oluline üldse on see, et kuna juuksurid ju tahavad näha, see peab olema kõik valge. 32, siis on äärmiselt oluline, et ta valgustaks ilusti kukla tagant ja me tahame, et see veetäht jookseks nagu kukla taha. Ehk siis 9 korda mõõda, 1 kord lõika, nii et vaatame, mis saab. Nii, pakk lampe. Ja tegin seina peal kahtliparandusi. Näeb aukudel, värgid, särgid. Ühesõnaga, sujub enam-vähem. Lamp on üleval, süsteem on nüüd olemas. Hakkab nagu looma vaikselt. No nii, me tulime hommikul 10 sisse, kell on 6. Me oleme 8 tundi siin olnud ja me oleme jagenud nende lampidega. Kuidas tunne on? Et paneks 6 tükki veel või? Ei. Seda mitte. No nii, 10 tundi hiljem, kus Raive nüüd töölega hakkab. Ei kurva. Lootus annab jõudu. No nii. No ei olnud lihtne ettevõtmine. Aga ei no pime ei ole selles mõttes. Ei no pime ei ole üheski otsast. Nii, vahepeal saime siit torutõkke tehtud. Soe külm vesi, plus kanalisatsioon. Nii, mina olen vahepeal siin kõik 3 tooli kokku pannud. Oleme tolmumütsid pähe ja siis hakkame koristama. Siis on muidugi vaja teha detailne sisustus, et barbershopi natukene elu sisse tuua. Vaadake meie kunstiteost nüüd. See on insane deep shit, vaata. Kõik või mitte midagi. Kõik või nothing või? Näe, tore, et sa aru tõid. Aga pane punkt vist sinna Sa oleks võinud küsida, et oota, kuule viimane on tühi ju. Jah. Järgmine piece of art, mis me tegime, selle nimi on Never Chase a Wrong Person. See siis tähendab seda, vaata. King annab kuningannale südame või? Jaa, aga ta annab valele. Ta annab mustale, potile annab oma südame. Ärtu peaks ikka ärtudaamile südame andma, mitte potidaamile. Saad aru või? Jah. Bro, that's not the reaction I hope for. Järgmine DIY projekt.
kuna Coca-Cola sponsoreerib meid. Endiselt saate kõiki Coca-Colasid, Fantasid, Sprite, Fustisid, Käpisid, Schweppse, vett. Kõike saate tasuta meie juures. Siis me tegime sellise väikse DIY südamekese. See barbershop on lihtsalt DIY projekte täis. Südamega tehtud. Seda ei eksisteeri mitte kuskil. Ja vahepeal jõudis siia barbershopiga Coca-Cola külmik, kus ilmselgelt te saate tasuta juua pörrkülastus. Valikus on Coca-Cola, Coca-Cola Zerod, Fantad, Sprite'id, Schweppsid, Käpid, Fuste'id ja veed, nii et ainuüksi sellepärast juba peaks barbershopi tulema. Ja otse loomulikult nagu ka salongis, siis esikusse tegi meile sellise suurepärase vaiba G Carpet Design. Minu meelest sobib täiesti valatult siia, võtab jälle natuke akustikat maha ja loob meile siia palju hubasema atmosfääri. Enne avamist teeme ka muidugi väikse barberi koolituse Noah Sharki käe all, et meie juuksurid ja barberid saaksid ikkagi oma asjas olla oma ala parimad. Kristo, mis toimub? Kuule ära. Teeme scalp, mis on siis scalp? Teeme peanaha uuring. Peanaha uuring. Vaatlust teeme. Kuule vaatame sinu ka. Istu pulti, Kalme. Nii, nüüd teeme tal ka märgi. Vaatame Kalme Helena. No, niimoodi istud vaatad. Teistmoodi. See on clean. See on puhas, vaata. Ei saagi märki vaadata. Ma õpetan su kuidas pead pesta. Ei, kes sinu pead pesi? Mina leidsin, mina mäleta Eesti. Kes minu pead pesi? Ega ma kord kuus ei pese pead, no. Mulle ka sõnaga. Vaata, kadus ära. Vaatad, mis mul siin toimub. Noh, clean ju. Väga clean. Nagu mulle. Mida sa naudid? Noah Shark! See mees hakkab kohe tegema barberi koolitust. Ja nüüd, kui barberi koolitus on tehtud, kõik hakkasid lõikama ise ka. Vaadake, kui kuulavad. Siin on nüüd siuke olukord, et Kelly lõikas Janeli meest. Mees ei saa mitte midagi aru, vaata. Aga naine ei rahule vist. Tiksub seal, vaata. Ühesõnaga. Aitäh, Noah. Me liigume edasi. Ja peaaegu oleme lõppu jõudnud. Aga enne väike motivatsioon ka teile, et te hakkaksite barbershopis käima, siis mine siia lingile või klikka selle lingile descriptionis, täida kõik oma andmed ära, lisa endale meie templite kaart kas Apple Walletisse või Google Walletisse ning kui sa meie juures barbershopis hakkad käima, siis iga kord, kui lõikus on tehtud, siis barber skaneerib su QR-koodi selle templi kaardi peal, saad ühe templi ja kui sul on 7 korda käidud, siis 8. lõikus on tasuta. Seega kindlasti lisa see endale walletisse ja kasuta seda võimalust. Ja kui see kõik on nüüdseks tehtud, siis saab öelda, et... Ja tere tulemast Zeye Barber Shopi. Sellest tühjast garaažist on siin selline asi tekkinud. Kust me alustame? Alustame kohe algusest. Kui sa tuled sisse, sul on ooteala, põmm, istud maha, sinu selja taga on top-toogide ikkagi mängusärgid, sain ilmselgelt, see on disainikas sein. Vastas on muidugi telekas, ilma milleta ei saa PlayStation. Ilmselgelt saad kohe siit mängida sõbraga koos. Pärast räägin väiksest challenge'ist ka. Kogu see asi on siin võib-olla natuke minu
kuna noh, seal salongis oli vaata kõik nagu kelli ja naiste värgid on ju, siis siia ma ütlesin, ma tahaks natuke enda asju tuua. Ühesõnaga, ma olen terve üle Playsta asju mänginud, nii et tõime natuke Playstat. Ja mis asi see on? Te küsite. No ma näitan teile kohe. Aga see on siis 10-second timer, ehk siis kui sa 10 peal suudad täpselt 10.00, saad endale tasuta lõikuse. Aga case on selles, et sul on ainult üks võimalus. Nii et proovime, kas ma saan ühe korraga. Vaatame. Niimoodi ta jookseb. No pressure. 10.03, napikas. Nüüd on nagu see case, et tekkis väike hasart, on ju. Tahaks veel. Aga iga järgmine kord on 5 euri. Nii et kõik mängumehed, kes tahavad, te olete oodatud. Ühesõnaga, see on siis 10-second timer, kõik saavad seda proovida, kes tahavad. Ant ütles, kui sa teed Antile ära FIFAs ka tasuta cut. Aga kui sa ei tee, siis topelt. Nii et kõik FIFA pelajad, ootame küll, ei ole midagi teha. Liigume edasi. Me oleme siin kapikene, noh kapis väga ei ole midagi. Sihukese ägeda asja tegime, mis te juba natuke näinud olete ka. Coca-Cola süda, Coca-Cola laav. Kell, siuke ühesõnaga siin on ka see case, et hästi palju DIY asju, et sa küsid, et kus said? Ise tegin, täpselt nii ongi. See on siis Ergo isa mingi OG reket. Järgmised asjad, mis siinpool on ilmselgelt. Mina kui jalkamees, jalkameeste särgid ka seinale. Ja siin ei ole ainult jalkameeste särgid, vaid on ka Ropsi särk ka. Signed jälle, ei ole midagi teha. Pesutool. Järgmine DIY esi, panime kossu siis selle rõnga või korvi, rõngas siis. Ja siis väike LED nii-öelda ümber, mis on sitaks äge. Vaata jookseb niimoodi, igat värvi. Batik! Siin on siis õhksoojuspump, nagu mingites klippides nägite. Barberitele vajalik siis see imur. Ja no muidugi see, väga kena, Anti lasi meil siis šablooni välja. Tõmbasime siis sellega üle kenasti ja noh, tehke järgi või makske kinni, on ju. Jälle kunstiteos, kõik või mitte midagi, täpselt nii on. Ja siis jõuamegi põhiasja juurde, mis on ilmselgelt. Meil on lõpuks 3 Barberi tooli. Ehk siis nüüd kõik habemega mehed, kõik asjad barberitel endal, kõigil on lihtsam tööd teha. Ehk siis nüüd on meil jah 3 Barberi tooli, ikkagi Andres Glass Solutionsilt, custom made jälle. Ütlesime, et tahaks, et valgus tuleks just nagu näkku, ehk siis oleks nagu valgustatud, nagu meil ka siis salongi poole peal on. Ühesõnaga, et valgus tuleks siis näkku, et oleks barberil ka näha, mis nagu toimub. Ja siis muidugi panime ka, muidu oli meil plaanis lambid panna niimoodi, aga siis lõpuks otsustasime, et paneme siukse veekujulisega 4000 Kelvinit, rahulikult paistab, põmm, pähe. Mööbel ühes siis siia lauake, saab asju peita peale panna. Panime riiulite peale igasugused tooted, mis iganes asjad vaja on. Seinapaneelid, nagu enne mainisin, on Lintmanilt. Katsime kogu selle ära siin, selle asja. See natuke tõmbab seda soundi ka, et ei kaja siin nii hullult. Ja lõppude lõpuks muidugi põrand, mis me siin ka juba tegelikult näitasime. Põrand on siis epoporand.ee. Nemad tegid selle ideaalne lahendus. Minu arust annab täpselt sellist mõnusat mehist vibe'i. Ja siis üks asi, mis ma veel enne siin mainimata jätsin. Suht suvakas riiul, aga mis me tegime oli see, et jälle Anti tegi, aga pani siia tenniseväljaku ja siin on jalkaväljak. Ehk siis jälle sellised väiksed detailid, mis nagu just võib-olla minu elu ümber on käinud. Poisid hakkavad siin toimetama. Meil ka tegelikult Anna on ka barber, ilmselt tema ka toimetab siin päris palju. Seega broneerige aeg. See e.ee, ma teen eraldi teile sinna barberi sektsiooni, kus te saate siis seal bronnida. Nii et egas midagi, ootame teid külla. See tõesti on fucking äge koht. Ma reaalselt võin öelda, ma panin oma südame siia, kelli samamoodi. Kuidagi nagu nii mõnus vibe on ja ma lihtsalt tahaks kogu aeg siin olla. Ma arvan, et kui siin nagu tööks läheb, siis ma arvan, et tiksungi siin kogu aeg. Aga ühesõnaga, ootame teid kõik siia. See on, ma arvan, et üks ägedamaid kohti minu jaoks barbereid, kus mina olen käinud, olnud. Nii et not biased at all. Aga ühesõnaga, ootame teid siin ja näeme millalgi veel siis. Ciao. Very nice.